kas sa kujutad ette, et sa lähed tantsijaks kuskile tantsukooli ja sulle visatakse ette leping, mille järgi sa ei tohi 2 aastat pärast lepingu lõppemist kuskil avalikel üritustel tantsuetteastetega esineda ja sa ei tohi 2 aastat kuskil mujal trenne läbi viia. Ja kujuta nüüd ette, et seesama leping ütleb sulle, et sa pead muuhulgas andma tasuta trenne ja koolitusi. Kui sa seda kohustust rikud, ootab sind kopsakas leppetrahv ja kui sa annad tasustatud koolitusi või trenne, siis sa pead sellest 60% või 70% või jumal teab, kui palju ära andma Joeli MTÜ-le. Just niimoodi tundusid need asjad seal JJ Streeti tantsukoolis käivat ja seda veel hiljuti, mis seis täpselt täna on, ma loodan, et parem, aga kurat seda teab. Kuid selle kõige pinnalt jõudsin mina järelduseni, et Joel Juht on nahaal. Väide, et Joel Juht on nahaal, on väärtushinnang, minu isiklik väärtushinnang, mis kujunes minu peas, kui ma olin tutvunud 5 erineva lepinguga. 5 lepingut, mis on sõlmitud Joeli MTÜ poolt noortega, kes tema tantsukoolis tantsisid ja trenne andsid. Olles tutvunud mõne nõudekirjaga, mida Joel on esitanud inimestele, kes tema kohta negatiivseid väärtushinnanguid avalikustavad, siis ennetamaks sellist nõudekirja kavatsen ma täna väga põhjalikult põhistada teile, miks ma ütlen, et Joel Juht on nahaal. Sest minu arvates ta on nahaal, sest tema MTÜ sõlmis lepinguid noortega, mida mina nimetaksin röövellepinguteks. Seejuures on oluline teada, et kuigi ma räägin lepingutest, mille sõlmis MTÜ, mitte tulundusühing Urban Style, mitte Joel isiklikult füüsilise isikuna, siis Joel on selle MTÜ juhatuse liige olnud alates 3. oktoobrist 2005 ehk aegade algusest saadik. Seal oli 2 perioodil keegi veel juhatuse liige, aga see ei puutu hetkel asjasse, sest minu valduses on 5 lepingut aastast 2009, 2016, 2019 ja 2021. Esimese puhul neist oli Joel see, kes MTÜ nimel selle lepingu allkirjastas ja teiste puhul oli Joel MTÜ ainus juhatuse liige ajal, mil need lepingud allkirjastati ja kuigi need lepingud allkirjastas MTÜ nimel hoopis keegi Peeter Tamm, kes kuuldavasti on tantsukooli tegevjuht või midagi sellist, siis tema sai seda teha ainult juhatuse liikme volitusel. Ainus juhatuse liige oli Joel Juht nendel aastatel ehk Joel vastutab täie rauaga selle jama eest, mis seal lepingutes kokku kirjutatud oli. Nüüd, kui sa seda vaatad või kuulad ja mõtled, et keda see Joel Juht huvitab ja mingi tantsukool ja ei peagi huvitama Joel Juht, ei pea huvitama tantsukool, aga võib huvitada laiem pilt sellest, kuidas mingid tegelased kirjutavad lepingutesse mingit täielikku jama ja inimesed arvavad, et no kurat, kui ma juba allkirjastasin lepingu, küllap siis ma peangi lähtuma nendest reeglitest, aga alati nii ei ole. Ehk teemaks on laias laastus taaskord lepingu tühisus. Nimelt arvan mina, et nendest lepingutest mõni võis olla täiesti üleni tühine ja mõni kohati tühine ehk mingid sätted kindlasti seal on tühised ja seda veel nii hiljuti kui 2021 aasta versioonides nendest lepingutest. Ja seda on oluline teada igaühel, kes oma elus lepinguid sõlmib, mida me teeme kõik isegi endale teadmata igapäevaselt, põhimõtteliselt toidupoiskäid, ostu-müügileping ja nii edasi. Ehk kui sind ei huvita Joel Juht ja tema tantsukool, siis see video võib sulle siiski huvi pakkuda üldise lepinguõigusliku tausta poolest. Või siis mitte, mida iganes, läheme edasi. Nagu ma mainisin, siis minu valduses on 5 erinevat lepingut läbi aastate 2009, 2016, 2019 ja siis 2021 aasta lepingut, mis tähendab, et kõik need asjad, mida me nüüd hakkame siin lahkama, ei olnud igas lepingus täpselt ühtemoodi, mõni asi läks ajaga palju hullemaks, siis natuke vähem hullemaks, siis tekkis uusi lollusi juurde ja igast lepingust leiab midagi, mille kallal möliseda, aga üldiselt suutsin mina tuvastada vähemalt 8 nahaalsuse ilmingut. Ja selle nahaalsuse mõistmisel on vaja taustal arvestada sellega, et me räägime noortest. Need lepingud on allkirjastatud inimeste poolt, kes olid allkirjastamise hetkel nooremad kui 26 ja noorsootöö seadus defineeribki noorena siis inimese, kes on kuni 26 aastane. Ehk nad on kõik noored, ühel pool on noored ja teisel pool on meil vastas siis majandus- ja kutsetegevuses tegutsev tantsukool. Ja ka see on oluline, et see MTÜ Urban Style, Joeli MTÜ on majandus- ja kutsetegevuses tegutsev tantsukool, sest nende tantsijatega seal sõlmiti mitmeid lepinguid. Sealhulgas vähemalt 2 lepingut, mida mina nüüd olen vaadanud. Üks neist on tantsijaleping, mis sõlmiti tantsijaga isiklikult kui füüsilise isikuna. Mina, nime ja isikukoodiga see ja too. Ja teine leping, treenerileping, sõlmiti MTÜ-dega ehk treenerid pidid asutama MTÜ-d. Treenerilepingu puhul läheb natuke keerulisemaks, sest pealtnäha oleks justkui leping sõlmitud MTÜ ja MTÜ vahel. Aga kas ikkagi on nii või mitte? Nüüd need 8 nahaalsuse ilmingut on järgmised. Esiteks see, et treenerilepingud
sõlmiti MTÜ-dega ja pakkuge, kes on MTÜ asutaja olnud, vähemalt nende 2 lepingu puhul, mida mina nägin, pandi treener olukorda, kus tema pidi asutama MTÜ ja temaga koos asutasid selle Joel Juht ja siis ka Peeter Taim. Asutamiseks on küll vaja ainult 2 inimest, aga mõlema minu kätte sattunud näite puhul oli tegemist olukorraga, kus Joel Juht ja Peeter Taim ja siis treener tegid koos MTÜ ja siis selle MTÜ-ga sõlmiti treeneri leping ja huvitav fakt, et Joel Juht äriregistri otsingu järgi, kui viia läbi seal detailotsing, panna parameetriteks, et otsid MTÜ-de kohta, paned füüsilise isiku juurde Joel Juht ja rolli alt asutaja või asutaja sissemakseta ja paned, et kehtetud seosed ka, nii kehtivad kui kehtetud seosed, viskab ette 37 tulemust. Mis tähendab, et Joel on 37 MTÜ asutaja olnud. Vähemalt. Juba ilma juriidiliste eriteadmisteta võiks ju inimesel tekkida küsimus, et oot. Meil on mingi noori inimene, kellega sõlmitakse kõigepealt eraldi mingi tantsijaleping ja siis veel treenerileping, aga treenerilepingu sõlmiseks ta peab MTÜ kaudu seda tegema. Miks? Teine asi on see tantsijaleping ja see tantsijaleping, see on selline kuradi veider leping. See on leping, mille alusel justkui nagu hakatakse tantsijat arendama ja siis Joeli MTÜ korraldab seal treeninguid või koolitus või mida iganes. Ainult, et tantsijaleping ütleb meile, et see kokkulepe, et kuidas siis nagu tantsija saab teenust Joeli MTÜ-lt, mingit tantsuõpet ja nii edasi, see on veel eraldi kokkulepe ehk eraldi lepingu teema. Aga mis selle tantsijalepingu point siis on? Kohati ta oleks nagu agendileping, et Joel seal lubab või tema MTÜ lubab siis otsida ja korraldada mingeid esinemisi ja koolitusi ja treeninguid. Muidugi ega need koolitused ju tasuta ei pea olema. Aga teisalt poolt paneb see hästi palju kohustusi tantsijale ja nende kohustusteni me siin videos jõuame. Ehk mulle tundub, et see tantsijaleping on väga ühepoolne. Punkt 3. Muuhulgas tantsijaleping keelab inimesel mujal treenida. Kuigi lepingu eesmärk sõnade järgi, mis seal kirjas olid, oleks justkui olnud see, et tantsija saab ennast arendada, siis tegelikult oli tal keeld peal mujal treenida. Ilma Joeli nõusolekuta ei võinud ta mujal treenida. Kas ja kui tõenäoline oleks olnud, et Joel oleks andnud nõusoleku, et jah, sa võid minna ka, ma ei tea, MyFitnessi Zumbasse treeni tegema. Ma ei tea, kui tõenäoline see on, ma pean seda vähe tõenäoliseks pidades silmas, millised need lepingud üldiselt olid. Mujal ei võinud treenida ja pidi andma muuhulgas tasuta koolitusi ja trenne, ehk see tantsija siin, tema pidi andma tasuta trenne ja koolitusi, aga võis kanda tasulisi trenne ja koolitusi, mis juhul ta pidi ühe lepingu järgi 60% Joeli MTÜ-le andma, järgmise järgi 70% ja siis uusimas lepingus, mida mina näinud olen, on kirjas see, et sa pead mingi osa tasust ära andma Joeli MTÜ-le, aga see lepitakse veel eraldi kokku, et et ärme seda nagu mustvalgelt näeb maru halb välja, kui sa paned sinna, et ma võtan 70% sult ära selle eest. Aga järgmine nahaalsusilming. Tantsijalepingus olid tantsijale ilged leppetrahvid ette nähtud. Esimene leping oli 200 000 krooni teatud kohustuste rikkumise eest, järgmine 10 000 eurot ja siis viimases lepingu versioonis tundub, et mingi juristi silm või mõte või käsi on üle käinud, sest viimases lepingus on leppetrahv tõmmatud ainult 2000 peale, mis jätkuvalt tundub absurdne, pidades silmas, et kogu see tantsijaleping on võrdlemisi ühepoolne. 7. pandi nendele tantsijatele, treeneritele konkurentsipiirangud peale. Esialgu oli see reegel, et 2 aastat ei või teatud asju teha ja nüüd selles viimases lepingus siis tõmmati see 6 kuu peale ja 8. kõige viimasesse lepingusse 2021 tekkis mingi haige jutt autoriõigustest, mis on kohati seadusega täiesti vastuolus. Aitäh, et sa seda videot vaatad, palun kannata ära 1 minut enne see promo või hüppa sellest üle. Teistel aga teadmiseks, et erinevalt kommentaarides levivatest väärarusaamadest ei rahasta seda kanalit, ei Reformierakond ega ükski teine partei, seda ei rahasta ükski riigiasutus, mitte ükski muu liikumine, ei rahasta seda mingisugune globalistide agenda, ei rahasta seda mitte keegi teine kui vaatajad ise. See kanal püsib vee peal tänu kanali sõpradele, kes on otsustanud seda kanalit toetada ühel või teisel viisil. Selleks on võimalik kas siinsamas YouTube'is liituda kanali tasulise liikmesusega, link on all. Kui sa otsustad liituda, palun ära läbi mobiiliäppi liitus, sest YouTube ise võtab vahelt juba vähemalt 30% ja lisaks tahab äpipood ka saada veel 30%, nii et kui sa otsustad liituda, palun liitu veebiakna kaudu, veebibrauseri kaudu, mitte äpi kaudu. Lisaks aga on võimalik soodsamalt liituda, et kogu sisu kätte saada sellisel platvormil nagu blurbay.com/tavakodanik ning seal on võimalik igat huvi pakkuvat videot ka ühekaupa osta, täiesti reklaamivabalt vaadata. Nagu on viimasel ajal siin kanalil tavaks saanud, siis video esimene pool on avalik. Ma räägin teile kõigile ära need 8 sigaduspunkti, selgitan, mis probleemi ma siin näen. Ja teises pooles on juurasõpradele eraldi osa, kus ma näitan teile ära ka paragrahvidega, millest võiks kinni hakata sellistes olukordades. Nagu öeldud, mõned nendest asjadest on vanade lepingute teema, ehk minu teada JJ Streeti tantsukool
tänasel päeval päris täpselt sellisel kujul asju ette ei näe, näiteks 200 000 krooni, Eesti krooni leppetrahvi ilmselgelt enam kuskil lepingus ei ole. Aga nii printsiibis, et te saaksite ülevaade, kust võiks teoorias kinni hakata. Treenerilepingute puhul, mis MTÜ-dega sõlmiti, räägime sellest, et kas see võis tegelikult olla hoopis tööleping selle treeneri kui füüsilise isikuga, et see on selline klassikaline OÜ-tamise skeem, mille kohta on selgitusi ka MTA veebis küll ja küll, et tööandja, kes ei taha maksta tööjõumakse, ütleb töötajatele, et kuule, tee oma OÜ, siis saan sulle nagu esitad arve, ma saan sulle suurema summa kanda, saad ise seal niimoodi optimeerida, et kas üldse maksad palka või ma ei tea, mida iganes teed selle rahaga. Mis juhul see võib olla ka maksupettus, maksukorraldusseaduse paragrahv 84 mõttes, mis käsitleb olukorda, kus sõlmitakse formaalselt justkui üks leping, oi näe meil siin MTÜ-ga teenusleping, aga tegelikult on selle taga läbinähtav tahe sõlmida töölepingut selle treeneri kui inimesega. Ehk käsitleme seda küsimust ja sealt edasi hästi suur osa tugineb tantsija lepingu ühepoolsusele, mis toob kaasa küsimuse, et kas kogu see leping võiks olla üldse tühine vastuolu tõttu heade kommetega ja seal on võimalik, et terve see leping on tühine ja kui ei ole terve leping tühine, printsiibis on ka võimalik, et ainult mõned punktid on sel alusel tühised, kuigi üldiselt peaks selline heade kommetega vastuolu tähendama terve lepingu tühisust, siis see ei pruugi alati olla, räägime ka sellest. Ja siis siin on palju asju, mis langevad tüüptingimust alla. Tüüptingimused on need, kui keegi annab sulle lepingu ette ja sa oled võta või jätta olukorras, sa ei saa läbi rääkida lepingu sisu, enamus suured teenuslepingud, olgu mobiilside, telekas, internet, mis iganes, sa ei saa läbirääkimisi pidada, et mulle see sobib või too ei sobi. Võta või jäta ja need punktid siin suurima tõenäosusega olid tüüptingimused, noored ei saanud eraldi tingida või läbi rääkida, nad olid noored, kogenematud ja kuna see leping on nii tasakaalust väljas, siis võib olla, et kogu see leping on tühine, aga muus osas on tegemist tõenäoliselt tüüptingimustega ja tüüptingimuste kohta on eraldi säte võlaõigusseaduses, mis ütleb, mis juhul võib mingi säte lepingus olla tühine ja neid aluseid käsitleme siis koos juurasõpradega ja lõpuks ühe viimase asjana ka autoriõiguse seadus, sellepärast et 2021 aastal on mingi geenius nendesse lepingutesse sisse kirjutanud, et treener, kes näiteks paneb kokku mingi kava ise, et tema annab kõik autori isiklikud õigused on näiteks see, et sa võid öelda, et mina lõin selle, mina olen selle asja autor, see on isiklik õigus ja seadus ütleb mustvalgelt, neid õigusi ei saa kellelegi üle anda, keegi ei saa sult seda ära võtta, ometigi Joeli MTÜ üritab noortelt seda ära võtta. Mis tähendab näiteks, et sellele tuginedes saaks JJ Streeti tantsukooli öelda, et need on kõik meie mingid tantsuseaded. Meie oleme autorid, me oleme need loonud. Aga nii ei saa teha. Seaduses on selgelt kirjas, et autori isiklikke õigusi ei saa üldse kellelegi üle anda, aga mingi geenius on selle sinna lepingusse sisse kirjutanud. Nagu öeldud, siis minuni jõudsid sellised lepingud, mille kohaselt noor, kes siis oli selle tantsukooli kasvandik, kui ta asus seal tantsukoolis treenerina tööle, siis oli tal 2 lepingut, tantsijaleping ja treenerileping. Nüüd aastast 2009 on mul ainult üks dokument, nimega leping. Ma ei tea, kellega see on sõlmitud, ehk ma ei tea, kas seal oli kõrval ka juba treenerileping, aga järgmised aastad, 2019 ja 2021 on selged olukorrad, kus ühe inimesega, või tegelikult kõigepealt inimesega endaga sõlmiti tantsijaleping ja siis tema selle inimese tantsija MTÜ-ga sõlmiti treenerileping. Ja 2021 on see eristus täitsa selge, et ühe lepingu pealkiri on tantsijaleping, teise lepingu pealkiri treenerileping. Aga see tantsijaleping on üleni imelik ja tekitab küsimuse, mida perset, mis kuradi leping see üldse on, mis asi see on, sest ühtepidi ütleb meile lepingu punkt 2.1, lepingu objekt, mis peaks meile ütlema, mis selle asja point on. See ütleb meile, et lepingu objektiks on Joeli MTÜ poolt tantsi- ja tantsualane treenimine, koolitamine ning tantsualaste esinemiste ning meedia- ja reklaamikampaaniate organiseerimine vastavalt tantsioskustele ja võimetele. Ja teine punkt ütleb, et tantsualaste koolituste, treeningute, esinemiste ning meedia- ja reklaamikampaaniate organiseerimisel volitab tantsija Joeli MTÜ-d enda nimel otsima tantsija jaoks tasuta ja tasulisi koolitusi, treeninguid ja esinemisi, kus tantsija saaks osaleda. Okei, aga sama lepingu punkt 10.1 ütleb aga, et Joeli MTÜ poolt tantsija treenimine ja koolitamine toimub eraldi kokkuleppe ja tasu alusel. Ehk tegelikult selle lepingu esemeks ei ole üldse see, et Joel treenib seda tantsijat või Joeli MTÜ siis treeniks seda tantsijat, vaid see, et Joeli MTÜ otsib tantsijale esinemis- ja koolitus ja muid selliseid võimalusi, mis tekitab küsimus, et kas see on äkki agendileping? Aga
Esimene küsimus on, et kas need noored üldse said aru, et nad nüüd sõlmisid agendilepingu, see selleks. Aga selle lepingu järgi, kui Joeli MTÜ leidis tantsijale sellise tasustatava tantsualase treenimise, koolitamise, tantsualaste esinemiste, ürituste, meedia ja reklaamikampaaniate võimaluse, kus siis tantsija sai tasu, siis sellest tasust pidi tantsija andma Joeli MTÜ-le ära 60%. 2019 lepingus lausa 70% ja 2021 lepingus jäeti lahtiseks, et see protsent lepitakse eraldi kokku. Ja sõbrad, kui see oleks agendileping, siis seadus ütleb meile, et selline tasu, agenditasu peab olema mõistlik. Ma ei ole Eesti meelelahutusagentide maastikuga, kes tegelevad noorte tantsuga. Ma ei ole kursis selle maastikuga, aga mu kõhutunne tahab mulle öelda, et 70% vahelt võtta tõenäoliselt ei ole mõistlik tasu. Aga probleem on ka selles, et see leping ei paista üldse nagu agendileping muus osas, sest agendileping klassikaliselt on see, et näiteks mina otsiks endale nüüd agendi kui teenuse osutaja, et tavai leia mulle mingit tasustatud tööd ja kui ta leiab, ma sõlmin mingi lepingu, näiteks ma ei tea, saangi pulmaemaks minna kuskile tänu oma agendile, siis ta saab teatud protsendi sellest lepingu tasust endale, tema osutab mulle teenust. Aga see leping ei ole üldse selline, sest selle lepingu järgi tantsija, kes oleks siis agendilepingu mõttes teenuse tellija, kes otsib seda agenditeenust, maksab selle eest vastavalt, aga siin Joel Juhi MTÜ lepingutest, tantsija peab muuhulgas tegema tasuta tööd. Tal on seotud olulised vabaduse piirangud, ta ei tohi mujal trenni teha näiteks, tal on seatud konfidentsiaalsuskohustus, tantsijal on pandud leppetrahv 200 000 krooni, 2009 lepingus, 2019 lepingus oli see 10 000 eurot, mis on veidi vähem, aga siiski, ja konkurentsipiirang. Aga agendilepingu puhul oleks kõik vastupidi. Agendilepingu puhul oleks see, et agendile võidakse seada siis konkurentsipiiranguid ja sellised kohustusi ja agenti kaitstakse sarnaselt, mitte päris nagu töötajad, aga õiguskirjanduse kohaselt, kuna agendi suhe oma kliendiga on selline sarnane töötaja suhtele tööandjaga, et siis tuleb teda kaitsta, seadus kaitseb agenti, sest tavaliselt on kõik see asi pannakse agendi peale. Siin lepingus on tantsija, noor, tantsukooli noor, kellele pannakse kogu see pask peale. Ehk mis kuradi leping see üldse on? Ei paista nagu agendileping, aga isegi kui sellele tasu kokkuleppele kohaldada agendilepingut, siis nagu see ei ole eriti mõistlik tasu tõenäoliselt. Ja see viib meid järgmise probleemini selle tantsija lepinguga, et see kohustuste tasakaal tantsija ehk selle noore inimese ja Joeli MTÜ vahel, see on täiesti paigast ära. Joeli MTÜ kohustused selle tantsija lepingu all on võrdlemisi üldsõnalised. Kõige konkreetsem nendest kohustustest siin on võib-olla ehk see, et Joeli MTÜ kohustub siis tantsijal võimaldama tasuta kasutada tantsutreeninguteks kasutatavaid ruume ja siis on Joeli MTÜ-l õigus saada siis tasu. Seda alguses 60%, pärast 70%, 2021 lepingus siis eraldi kokkuleppe alusel, aga muus osas on Joeli MTÜ kohustused selle lepingu all väga laiali valguvad. Näiteks kohustub see MTÜ siis organiseerima tantsija jaoks tasuta ja tasulisi koolitusi ehk juba see, et Joel ütleb, kuule, mul on siin üks koolitus, tule maksa selle eest, saad osaleda, näe. Ma tegin seda, mis ma lubasin teha, saad tulla, maksta raha, et tulla minu koolitusele. Või siis siin on ka selline kohustus, et organiseerima tantsija jaoks tasuta või tasulisi meediakajastusi ja osalemisi üritustel ja reklaamikampaaniates, mille tasu siis läheb suuremas osas Joeli MTÜ-sse nii või teisiti. Samas tantsija, kuulake nüüd, tantsija kohustub osalema Joeli MTÜ poolt organiseeritud tasuta ja tasulistel treeningutel. Tantsija kohustub tasulistel treeningutel osalema ehk maksma Joeli MTÜ-le treeningul osalemise eest ja koolitustel, esinemistel, üritustel, meedia ja reklaamikampaaniates ning nendega seotud toimingutel, ettevõtmistel. Muuhulgas on selline piirang tantsijale pandud, et ilma Joeli MTÜ kirjaliku nõusolekuta ei tohi tema osaleda kolmandate isikute tantsutreeningutel ega nende poolt organiseeritud üritustel, esinemistel, meedia ja reklaamikampaaniates. Muuhulgas tähendaks see seda, et need tantsijad ei võinud teiste korraldatud tantsuvõistlustelgi osaleda, sest need kvalifitseeruksid kui kolmandate isikute poolt organiseeritud üritused. Ilma Joeli nõusolekuta ei võinud. Ja siis on tantsijal kohustus vajadusel ja Joeli MTÜ korraldusel viia läbi tantsualaseid tasuta ja tasulisi treeninguid, koolitusi, üritusi, esinemisi, meediakajastusi ja reklaamikampaaniaid. Ehk kui Joel ütles, või Joel siis esindades oma MTÜ-d ütles, et tavai, nüüd tuleb üks trenn anda või koolitus midagi tasuta, pidid tegema. Ja kui sa tegid seda tasulisena, mingi tasu saad ka, enamus läks Joeli MTÜ-le. Räägime siis nendest tasumääradest ka eraldi. Nagu öeldud, läbi aegad on need määrad muutunud, mina olen näinud ainult mõnda lepingut, ehk ma ei tea, mis veel vahepeal võis olla, aga 2009 aastal pidi tantsija jätma Joeli MTÜ-sse 60% teenitust, 2019 aastal 70% ja 2021 aastal jäeti see
lahtiseks, et selle kohta tehakse veel eraldi kokkulepe ja kirjas on see niimoodi, et Joeli MTÜ tasuks on 60% tantsija poolt tasulise tantsualase treeningu, koolituse, ürituse, esinemise, meedia ja reklaamikampaaniates osalemisest saadavalt tasult. Tasu arvestatakse tellija poolt makstud summalt võrdeliselt teiste tantsijate ja või kolmandate isikute panusega, millest on eelnevalt maha arvatud võimalikud kulud tellimuse täitmisel. Ja juhul, kui siis tantsijale makstakse tasu tasulise tantsualase treeningu, koolituse, ürituse, esinemise, meedia ja reklaamikampaaniates osalemisest, kohustub tantsija siis 5 päeva jooksul oma tasust ülejääva osa tasuma esindajale ehk Joeli MTÜ-le. Või nii, 2019 lepingus on põhimõtteliselt sama reegel kirjas, ainult et protsendimäär on tõusnud 70% peale. Veel natuke suurem amps, sest 60 oli veel vähe. Muidugi siin on naljakas ka maksudega seoses, et 2009 lepingus on kirjas, et tantsija tasub kõik siis endaga seotud maksud, mis muideks that's not how it works. Nii need asjad ei käi, kui sul näiteks mingisugune ettevõte tellib mingi esinemise ja maksab selle eest tantsijale, siis peaks see tellija maksma need maksud, tööjõumaksud selle pealt. Kuidas need skeemid tegelikult välja nägid, tõenäoliselt, ma ei tea, tehti ikka kõik arvetega. Kas see käis siis läbi tantsukooli MTÜ, tõenäoliselt, kurat seda teab. Ja siis 2019 on maksude koha pealt kirjas, et Joeli MTÜ tasub maksud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Ma ei tea, kas tasus, vaadake äriregistrist majandusaasta aruandeid, palju neid tööjõumakse seal läbi aastate maksud, ma siiralt ei tea, ma pole vaadanud, sest kõike ühe videoga ei jõua. Nüüd 2021, jällegi ma ei tea, kas see on mingi juristi nõuandel või keegi lihtsalt võttis mõistuse pähe, et kuule, see näeb päris halb välja. See näeb päris halb välja, et siin on mingi 60% võtad ära noortelt, 70% võtad ära noortelt, aga 2021 lepingus tehti teisiti. Siin on kirjas, et kui tantsija osaleb tasustataval tantsualasel tegevusel, siis lepivad pooled eraldi kokku, kuidas jaguneb tasu, mis siis Joeli MTÜ-le või tantsijale makstakse sellisel tasustataval tantsualase tegevusel osalemise eest. Osalemise 2 M-iga. Taaskord need ei ole professionaalsed lepingud, need advokaadibüroost ei saa olla läbi käinud. Nüüd mõelge selle peale, kui noor inimene tahab seal tantsukoolis olla treener ja seal tantsida ja areneda ja talle visatakse ette leping, et muuhulgas sa pead tasuta tegema igast asju, treeninguid ja koolitusi, nii nagu Joeli MTÜ sulle korraldused annab. Ja isegi kui on mingi tasu ette nähtud, siis 70% on sellest läinud. Mis need kokkulepped nüüd pärast on, mitu protsenti tegelikult noortel alles jääb, seda teavad ainult nemad ise. Seda mina ei tea, sest ega kes seal praegu veel jätkuvalt on, ega nemad mulle tõenäoliselt midagi öelda ei tahaks. Aga kui keegi tahab, siis e-posti aadress tavakodanikust.naisterahvas.ee noored. Öelge mulle, palju te nüüd peate ära andma Joeli MTÜ-le? Nii, rääkisin teile enne, milliseid igasuguseid lõbusaid kohustusi see tantsija leping tantsijale pani. Lisaks nägi see leping ette leppetrahvi tantsijale ja just nimelt ainult tantsijale. Ehk Joeli MTÜ-d ei ähvardanud mitte mingisugune leppetrahvi oht, ainult seda tantsijat, kellel oli ports kohustusi ja mõne sellise kohustuse rikkumise korral võis nõuda päris suurt raha. 2009 aastal oli ette nähtud leppetrahv 200 000 krooni. 200 000 krooni. Aastal 2009 oli siga suur raha. Joeli MTÜ arvas, et see oleks jumala okei leppetrahv noorele tantsijale. Muuhulgas ähvardas see leppetrahv 2009 aastal tantsijat siis, kui ta rikkus seda nõuet, et sa pead enne Joeli MTÜ-lt luba küsima, kui sa kuskil mujal treenima hakkad. See kohustus, mille rikkumise eest selline 200 000 krooni leppetrahv ette oli nähtud, ütles, et tantsija kohustub ilma Joeli MTÜ kirjaliku nõusolekuta mitte osalema kolmandate isikute tantsutreeningutel ega nende poolt organiseeritud üritustel, esinemistel, meedia ja reklaamikampaaniates ehk läksid kellegi teise tantsuvõistlusele 200 000 krooni trahv, mis eelduslikult oli sinna selleks kirjutatud, et sa lihtsalt ei läheks. Sest sellist trahvi poleks Joeli MTÜ-l ealeski õnnestunud sisse nõuda tantsijalt. Tantsija on suhtes Joeli MTÜ-ga veel tarbija. See on täielik hülgepask. 200 000 on raudpolt tühine, 10 000 on raudpolt tühine, 2000 eurot nõuda, seal võiks juba vaidlema hakata, aga mina arvan, et kogu see tantsija leping on niikuinii tühine. See on minu isiklik hinnang, mitte isiklik, minu erialane hinnang olukorrale, aga sellest räägin pärast juurasõpradele. No see on täielik hülgepask, 200 000 krooni selle eest, et ma käisin mujal trennis ilma Joeli MTÜ nõusolekuta. Ja teine punkt, mille rikkumisel võis selline trahv sind ähvardada, oli autoriõigus, et kui sa JJ Streeti tantsukooli mingit tantsuseadet kuskil mujal ette kandsid, ma ei tea, sõpradele sünnipäevapeol kuskil esinesid, siis siit lugu, suur trahv. Aga nagu öeldud, seda sisse nõuda oleks olnud niikuinii võimatu, ehk see on pigem jällegi lihtsalt selline manipuleerimis, hirmutamistaktika. Nüüd aastal 2019 on see trahv tõmmatud allapoole. Ma ei tea, miks ma nii tegin, 10 000 euri on veits vähem kui 200 000 krooni. Aga siin oli selline naljaks nihe, et selles lepingus natuke punktid muutusid.
see leppetrahvi säte ikka veel viitas samadele punktidele nagu 10 aastat tagasi, ainult et see sama punkt oli muutunud. Et kui enne ähvardas leppetrahv sellest, et kui sa ilma Joeli MTÜ nõusolekuta kuskile mujale trenni läksid või üritusele, siis 10 aastat hiljem viitab see leppetrahvi säte hoopis punktile, mis ütleb, et tantsija kohustub vajadusel ja Joeli MTÜ korraldusel viima läbi tantsualaseid tasuta ja tasulisi treeninguid, koolitusi, sündmusi, esinemisi, meediakajastusi ja reklaamikampaaniaid. Ehk kui Joel ütles oma MTÜ nimel, et davai, ole platsis, tee ära mingi üritus või trenn või asi ja sa ütled ei, sorry, ei saa, ei taha, ei oska, 10 tonni leppetrahv. Taaskord seda oleks olnud talle võimatu sisse nõuda, see ei lenda. Aga jällegi, ta on tõenäoliselt seal kirjas lihtsalt selleks, et heidutada noori, kes ei tea, et see asi ei lenda, et nad lihtsalt hoiduks käitumast viisil, mis Joelile ei meeldi, mis kuradi iganes põhjusel. Ja teine punkt 2019 lepingus oli ka jälle see autoriõiguste punkt, et kui sa rikud tantsukooli autoriõigusi, näiteks nende mingit tantsuseadet kuskil mujal etendades ilma nende loata, siis oli ka see seotud leppetrahviga. Nüüd 2021 leping on oluliselt muutunud. Ta on nagu justkui juristi käe alt läbi käinud, aga Abrents on sitt-jurist või siis Joel või tema MTÜ tähendab lihtsalt nagu ostsid mingisuguse blanketi, sellepärast et seal on jällegi mõistetega läinud sassi kohati, trükivead, mõistet sassis ja huvitav on see, et me räägime tantsijalepingust ja seal on terve A4 pikkus konfidentsiaalsuskohustust, et nagu tohutud ärisaladused, seal mingi üli high-tech tootmisettevõte MTÜ JJ Streeti tantsukool, okei, MTÜ nimi on Urban Style, aga mõte on sama. Neil on terve pikk lehekülg autoriõiguste piirangu juttu, kus on ka puhast hülgepaska sees ja neil on terve pikk lehekülg konfidentsiaalsuskohustust, neil on konkurentsipiirang kõigi nende rikkumisel, ähvardab leppetrahv kuni 2000 eurot ja siis on jälle viide sellele punktile seal lepingus, mis kohustab tantsijat tasuta ja tasulisi koolitusi ja muud sellist andma ja loomulikult nagu kõik nendes lepingutes on kontroll jälle antud Joeli MTÜ-le, et siin on kirjas, et tantsija peab siis vajadusel ja Joeli MTÜ korraldusel viima läbi tantsualaseid tasuta ja tasulisi treeninguid, koolitusi, sündmusi, esinemisi, meediakajastusi ja reklaamikampaaniaid. Ja kui sa ei tee, siis ähvardab sind leppetrahv. Mina jätkuvalt arvan, et kogu see kuradi tantsijaleping on tühine, ehk kas see ei lendaks, aga kas tantsija seda teaks? Tõenäoliselt mitte. Ja minuni on jõudnud vähemalt üks näide sellest, ma ei saa veenduda selle dokumendi autentsuses, sest et miks peaks Joeli MTÜ mulle seda kinnitama ja saatja oli anonüümne, aga minuni jõudis üks arve, mis väidetavalt oli selline arve, mille siis Joeli MTÜ ühele tantsijale esitas selle eest, et tantsija oli seotud juhtumiga, kus noored tegid mingit reklaamikampaaniat, niimoodi, et ei olnud mitte mingit seost tantsu ega JJ Streeti ega millegagi sellisega, kuna need noored ju peavad mujal tööl käimas siin, ega nad sellest tantsukooli trennide andmisest ära eela, eks ole. Esiteks tantsijalepingu alt läks 60-70% kõik Joeli MTÜ-le ja teiseks jõuame pärast ka treeneri lepinguni, ega need tasud seal, see oli osakoormusega värk ja väiksed tasumarginaalid. Ehk nad tegid ju muud tööd ka, keegi oli siis vist turundusega seotud ja siis lihtsalt kaasas paari sõpra mingisugusesse photoshooti ja siis pärast said noored, ma ei tea, mitu tükki neist siis selle arve said Joeli MTÜ-lt, aga minuni on jõudnud üks selline arve, kas see on autentne, ma ei tea, aga fakt on see, et lepingu järgi Joeli MTÜ saabki niimoodi teha, sest lepingusse on sisse kirjutatud. Esiteks sa ei tohi mujal reklaamikampaaniates üldse osaleda, kui Joeli MTÜ pole nõusolekut andnud ja teiseks, kui sa osaled tasulistel, siis sa maksad Joeli MTÜ-le. Ja siin on muideks veel üks oluline konks, et kui ma enne ütlesin, et et mis asi see on ikkagi see tantsijaleping, kus siis nagu Joeli MTÜ ütleb, et jaa, et me nagu otsime sulle mingeid esinemisi ja värke ja koolitusi mõned ka, kus sa pead meile maksma selle koolituse eest, aga kõik otsime. Et mõtled, et okei, võib-olla see on agendileping, aga sõbrad, agendilepingu selge point on see, et agent saab tasu ainult siis, kui mingi leping sõlmitakse tänu agendi tegevusele, eks. Kui mina leian endale mingisuguse agendi, kes leiab mulle mingisuguse projekti, mille eest ma saan tasu, siis tema saab tasu selle projekti pinnalt, et näe, tema viis selle lepingu sõlmimiseni, mingi protsendi ta saab endale, aga siin Joeli MTÜ lepingus sellist asja ei ole. Isegi 2021 lepingus, tantsijalepingus on selline punkt, mis ütleb, et kui tantsija osaleb tasustataval tantsualasel tegevusel, näiteks treeningul, koolitusel ning tantsualasel esinemisel, üritusel, meedia või reklaamikampaanias, siis lepivad pooled eraldi kokku, kuidas jaguneb tasu, mida siis Joeli MTÜ peaks saama sealt mingi ampsu, mis iganes see on. Vanasti oli kõigepealt 60%, siis 70%, jumal teab, mis ta nüüd on, 99 äkki. Seal ei ole kvalifikatsiooni, et sellised esinemised, mille on Joeli MTÜ organiseerinud või aidanud lepinguni jõuda, vaid igasugune tantsualane tegevus, mille eest saab tantsija tasu, sellest tahab Joeli MTÜ oma ampsu saada. Ehk see on juba hoopis teine universum kui mingisugune agendileping, sellepärast et agendilepingu puhul oleks tasu ainult siis, kui agent viib mingi lepingu sõlmimiseni. See ongi asja point. Mitte see, et sa oled mingisugune pärisori ja tema mingi mõisahärra, et kõike, mis sa teed, tema saab suurem osa endale.
aga täpselt päris orjust see tantsijaleping tantsumaastiku mõttes meenutabki. Mujal treenida ei või ilma nõusolekuta, mujal mingisuguseid tasustatavaid asju teha ei tohi, aga kui teedki midagi tasu eest, siis suur amps läheb mõisahärrale. Jah, mina jätkuvalt arvan, et kogu see tantsijaleping on tühine vastuolu tõttu heade kommetega, aga selleni veel jõuame. Järgmine nahaalsus siin tantsijalepingus on konkurentsipiirang, mis tundub, et nagu 2019 aasta oli Joeli mingisugune power trip haripunktis, sest see 2019 tantsijaleping tundub nahaalsem kui eelmine ja järgmine, aga 2009 kõigepealt oli selline konkurentsipiirang tantsijale siis, et lepingu lõppedes ei tohi tantsija 2 aasta jooksul läbi viia tantsutrenne ja sellega seonduvaid ettevõtmisi ning avaldada esindaja poolt talle usaldatud informatsiooni. No see teine ots oli siis konfidentsiaalsuskohustus, et see kehtib edasi. Aus, konfidentsiaalsuskohustusega ongi tavaliselt nii, et see peabki pärast lepingu lõppemist kehtima edasi, muidu pole suurt kasu, aga pange nüüd see 2 aasta trennide andmise keeld sellesse konteksti, et me räägime noorest inimesest, alla 26 aastasest ja see on tantsijaleping ja kui ta selle sõlmib, siis justkui pärast seda 2 aastat ei tohi kuskil trenni anda ja sõbrad, taaskord mina arvan, et see on tühine, aga kui tantsija seda ei tea, siis ta suurest hirmust kas A-variant ei lähe ära sealt või B-variant, kui läheb, siis ei julge mujal trenni anda, sest et Joeli MTÜ-l on ju raha, et vaielda, nõudekirjade eest igatahes on korralikult raha juba makstud advokaatidele, vaatame, kas tahab veel maksta. Joel, kui tahad, hatšime, lihtsalt teadmiseks, mina olen 1,80 m, sina ei ole. Mitte, et see mulle korda läheks, mul on suva, minul mingit Napoleoni kompleksi ei ole. Mõnel võib-olla on, ma ei tea, kellestki spetsiifilisest ma ei räägi. 2019 aastal läheb see pask veel pasamaks. 2019 aastal on kirjas, et lepingu lõppedes ei tohi tantsija 2 aasta jooksul läbi viia tantsutrenne, osaleda tantsuvõistlustel, esineda avalikel üritustel tantsu etteastetega ning siis avaldada Joeli MTÜ poolt talle usaldatud infot, jällegi tagumine ots, see konfidentsiaalsuskohustuse kestmine ei ole küsimus, aga sa lähed tantsukooli tantsijaks, eks? See on jätkuvalt veel tantsijaleping, millest me räägime, isegi mitte treenerileping. Sa lähed tantsijaks ja sul on siin kirjas, et sa ei tohi 2 aastat pärast lepingu lõppemist mitte lihtsalt, et sa ei tohi trenne läbi viia, vaid sa ei tohi osaleda tantsuvõistlustel ega esineda avalikel üritustel tantsu etteastetega. No see on nii täielik hülgepask, absoluutselt tühine. Mitte kuskil vaidluses ei pea see vett ja see on lihtsalt nii nahaalne, et ta sellise pasasi ja sisse pani. Jällegi sel ajal oli Joel ainuke juhatuse liige selle MTÜs ehk tema vastutab selle nahaalsuse eest. Nüüd 2021 aastal jällegi mingi kontakt on vist Joeli MTÜ-l juristidega olnud, sest paljusid asju on tagasi tõmmatud, aga on ka jama juurde kirjutatud, et ma ei tea, mis juristiga nad rääkimas käisid seal. 2021 lepingusse on sisse kirjutatud 6 kuud konkurentsipiirangut ja siin on jälle selline säte, kus on kasutatud mõisteid nagu tellija ja teenusepakkuja, mida siin lepingus üldse ei ole defineeritud, ehk see ei ole kindlasti professionaali poolt üle vaadatud leping, see on, keegi on siin midagi lipi peale, lapi peale, okei, see ei lähe, sest nad ei ole üksteise peale, aga keegi on siin mingisuguseid punkte kuskilt koondanud ja kokku toppinud ja siis sul on mingi suht pikk ja paks tantsijaleping. Nüüd siin 2021 tantsijalepingus on see konkurentsipiirang pikemalt lahti kirjutatud, kasutatud valesid mõisteid, räägitud tellijast ja teenusepakkujast, mis siin lepingus ei ole defineeritud rollid, siin on rollidena defineeritud, et Joeli MTÜ on esindaja ja tantsija on tantsija ehk tellijat ja teenusepakkujat selle lepingu järgi ei ole, aga punkt 8 sellest räägib ja siin on kirjas, et tantsijal on siis keelatud ilma Joeli MTÜ vastava nõusolekuta osutada Joeli MTÜ-le konkurentsi 6 kuu jooksul pärast lepingu lõppemist. Mis, kui te nüüd küsite, kas see peaks vett, siis jätkuvalt minu arust kogu see tantsijaleping võiks olla tühine. Nüüd ütleme, kui see leping ei ole üleni tühine, siis see konkurentsipiirang siin jätkuvalt võiks olla minu hinnangul tühine, aga sellest hiljem pikemalt juurasõpradele. Nüüd üks perversus, mis tundub, et sellega on lõpp alates aastast 2021, aga 2009 ja 2019 tantsijalepingutes oli kirjas, et leping kehtib 4 aastat, pikenedes automaatselt järgnevaks 8 aastaks, kui üks pooltest ei teata kirjalikult lepingu lõpetamise soovist vähemalt 60 päeva enne lepingu kehtivuse lõppemise tähtaega. Nüüd kujutage ette, see on noor, eks ole, noor inimene 4 aastaks seotud, kui magab maha selle 60 päevase akna seal, mida ta võib vabalt teha, sest ta on noor ja mida iganes võib juhtuda, siis ta on veel 2 aastat lukus ja tuleta meelde, mis see 2 aastat lukus tähendas. Esiteks see on see leping, kus oli 200 000 krooni leppetrahvi, mujal ei võinud treenida ilma Joeli MTÜ nõusolekuta ja konkurentsipiirang tuli ka veel otsa 2 aastat, ei tohtinud mujal trenni anda. 2019 aasta lepingus, tantsijalepingus oli sama porno sees, et 4 aastat pluss 2 aastat, kui sa 60 päeva enne selle 4 aasta lõpuni kulgemist teada ei anna, et sa ei soovi, et leping pikeneks ja siin oli veel see, et konkurentsipiirang
piirang oli nii lai, et sa ei või 2 aastat pärast seda siis veel mitte ainult, et sa ei või trenne anda, vaid sa ei või osaleda tantsuvõistlustel ega esineda avalikel üritustel tantsuetteastetega ja siin oli siis see 10-tonnine leppetrahv igast muid lõbusaid asju. See varasem korraldus oli igal juhul tühine, sa ei saa niimoodi teha, et sul 2 aastat automaatselt pikeneb leping, üleüldse noore 4 aastaks lukku panemine. Taaskord ütlen, minu arvates kogu see kuradi tantse leping on tühine. See selleks aastaks 2021 tundub, et see asi sai korda, sest siis nähti ette, et leping ise on tähtajatu ja selle võib ilma põhjuseta üles öelda, kui teatad 1 kuu ette. Ja pidades silmas, kui nahaalsed need lepingud muidu ja seni on olnud, siis ma kahtlustan, et see oli juristi korraldus, et kuulge, päris nii ei saa, et me hoiame siin noori niimoodi vangis, et korraline ülesütlemine ikkagi 1 kuu ette teatamisega on olemas nüüd selles lepingus, aga jätkuvalt, kuna see leping olemuslikult on selline mida perset leping, täiesti poolte kohustused minu hinnangul on ebaproportsionaalsed, tasakaalust väljas, siis ma jään argumendi juurde ka täna, et see leping võiks olla tühine, aga lähme edasi, üks viimane selline perversus veel, mis just vastupidi 2021 alles sisse kirjutati lepingusse, kuigi mõni asi läks paremaks, nagu see lepingu kestvuse lõpetamise teema, siis midagi läks hullemaks, terve pikk lehekülg konfidentsiaalsuskohustust, nagu see oleks mingisugune kõrgtehnoloogiline tootmisettevõte ja siis ka terve pikk lehekülg intellektuaalse omandi teemasid. Ja see on maru huvitav muutus, sest 2009 ja 2019 lepingutes oli 2 lihtsat punkti, mis ütlesid, et kui Joeli MTÜ on tantsija treenimiseks ja arendamiseks loonud tantsuseadeid, siis need autoriõigused kuuluvad Joeli MTÜ-le, mis on loogiline, kui Joeli MTÜ-l on selline leping seal mõne töötava füüsilise isikuga, kes neid seadeid päriselt teeb, sest ega MTÜ ei tee ju tantsuseadeid. See selleks, siin oli teine punkt juures, et tantsija siis ei või kasutada neid seadeid mujal. Ilma nõusolekuta muidugi, autoriõigused kuuluvad siis sellele, kes need lõi. Ehk vanasti oli nagu 2 lühikest sätet ja väga loogiline, siis 2021 tuli mingi täisporno siia sisse. Ja siin on kirjas see, et antakse üle varalised õigused. Varalised õigused on see, et kes tohib kasutada ja kuidas ja nii edasi seda teost. Aga siis on olemas sellised asjad nagu autori isiklikud õigused. Võite vaadata autoriõiguse seadus, issand, kas on ainsus või mitmus? Stopp. Autoriõiguse seadus, jah, mitte õiguste, vaid õiguse. Lähed Riigi Teatajasse, paned otsingusse autoriõiguse, tühing seadus või autos, see on õ-täht, õ on suur, see on mitte autori O, vaid see on õiguste õ, okei, väga kole õ tuli, mida iganes, autoriõiguse seadus, paragrahv 12 räägib isiklikest õigustest, nendeks on muuhulgas see, et autori õigus autorsusele ehk öelda, et mina olen selle loonud, vahet ei ole, kellele varalised õigused kuuluvad, kes seda kus kasutab, aga see, et mina olen selle loonud, seal on ports autori isiklikke õigusi, muuhulgas õigus öelda, et mina olen selle loonud ja nende kohta ütleb seadus väga üheselt ja lihtsalt, et autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. See tähendab, et sa ei saa lepinguga öelda, et tavai, sa võid öelda, et sina tegid selle. Mida on Joeli MTÜ pannud siia kirja noorte lepingusse? Pannud kirja, et lisaks annab tantsija Joeli MTÜ-le ainulitsentsi seaduses sätestatud maksimaalses ulatuses kõikide autori isiklike õiguste teostamiseks autoriõiguse seaduse paragrahv 12 mõistes. Isiklikud õigused on muuhulgas, aga mitte ainult õigus esineda üldsuses teose loojana, otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi teose kasutamisel, teha ise või lubada teistel isikutel teha teoses muudatusi, avalikustada teost täiendada, parandada ja nii edasi. Ja sõbrad, ma just ütlesin teile, seadus ütleb, et nii ei saa teha. Sa ei saa üldse üle anda neid isiklikke õigusi. Joeli MTÜ paneb selle siia lepingusse sisse, tantsija ma eeldan, et ei ole kursis selle sätte sisuga, mis tähendab, et Joeli MTÜ võib öelda, et see on JJ Street tantsukooli kuradi tantsukava. Tegelikult mingi konkreetne tantsija on selle autor ja seda õigust, et teda nimetatakse autoriks, ei saa üle anda. Ma ei saa vabatahtlikult ka seda ära anda. Muidugi, kuigi see punkt on vastuolus seadusega, kui tantsija ei tea, et see on vastuolus seadusega või ta ei tee midagi, siis Joeli MTÜ võibki väita, et see on kõik nende tehtud, kõik nende loodud, nemad on autorid. Kui tegelik autor siin oma õigusi maksma ei pane, ega siis midagi ei olegi teha. Aga see on täielik sigadus, et jällegi noortele selline pask lepingusse sisse kirjutatakse, sest ega nendelt ei saa eeldada. Sa lähed tantsukooli, sõlmid tantsilepingu, sa tõenäoliselt ei ole positsioonis, et minna mingi 1000 eurot maksta juristile või advokaadile, kes lepingu põhjalikult läbi vaataks ja sõbrad, need lepingud ei ole just lühikesed. Minul kulus ühe lepingu mõttega läbilugemiseks vähemalt tund. Need lepingud on siin 2, nii et vähemalt 2 tundi ja siis veel vaadata õiguskirjandust ja sätteid, ehk ega see ei oleks odav lõbu käia siis juristi või advokaadi juurest läbi ja isegi kui sa käid, mida sa siis teed, ütled Joelile, et mulle see ei sobi. Ma ei tea, mis ta teeks, ma pakun, et ta saadaks sind pikalt. Siit lugu, kui ei sobi, siis ei saa siin tantsi olla. Ehk ma eeldan, et tegemist on sellise kergelt tasakaalust väljas olukorraga võimupositsioonide mõttes.
Räägime nüüd sellest teisest lepingust ka, see niinimetatud treenerileping, mis 2019 versioonis, mis minuni on jõudnud, oli sõlmitud Joeli MTÜ, MTÜ Urban Style ja treeneri MTÜ vahel, kusjuures treeneri MTÜ asutajateks olid Joel juht Peeter Taim ja treener. Sama lugu ka 2021 lepinguga, aga seal lisandus veel see, et lepingul oli 3 osapoolt. Treener füüsilise isikuna oli ka lepingu osapool. Miks? Lepingu sisu vaadates võib aimu saada, miks see nii on, aga peatume korraks kõigepealt sellel MTÜ teemal, et treener tegi MTÜ selleks, et tantsutrenne anda. Mainisin teile vist video alguses ka, ma enam isegi ei mäleta, kas mainisin, aga Joel juht on äriregistri detailse otsingu järgi olnud 37 MTÜ juures asutaja rollis. 37, kusjuures nende hulgas ei olnud seda Urban Style'i, kuna see ei ole mulle täna nii tähtis selle MTÜ teemaga, me tõenäoliselt lähme veel eraldi korra edasi, sest see MTÜ-tamine on minu jaoks uus eksootiline põnev nähtus, aga ma nüüd ei tea, miks Joel juhi nimi ei tulnud välja seoses selle MTÜ asutamisega, las see praegu olla, aga kokku andis otsing 37 tulemust. Okei, maksin Eesti riigile 2 eurot selle eest, et vaadata MTÜ Urban Style asutamislepingut ning Joel juht on ka selle MTÜ asutaja siiski olnud. Mu parim pakkumine selle kohta, et miks see MTÜ ei tulnud välja detailotsinguga äriregistris, on see, et see MTÜ asutati aastal 2005. Nii et võib-olla asutajate nimed ei olnud kuskil andmeväljas olemas, et need otsingus tuleks esile. See tähendab aga, et Joel on vähemalt 38 MTÜ asutaja olnud, mida rohkem, seda uhkem vist. Nüüd, mis juhtub, kui MTÜ Urban Style teeb lepingu treeneri MTÜ-ga, mitte ainult treeneriga isiklikult, juhtub see, et kui Joeli MTÜ oleks teinud treeneriga isiklikult, siis oleks MTÜ pidanud maksma, pakkuge mida, tööjõumakse, sest sõltumata sellest, kas tegemist on töölepinguga või lihtsalt käsunduslepinguga võlaõigusseaduse mõttes, mõlemal juhul, kui MTÜ sõlmiks selle füüsilise isikuga, peaks MTÜ maksma tööjõumakse. Kui treeneri MTÜ esitab arve, MTÜ maksab selle arve, kui arve esitaja käibemaksu kohustuslane ei ole, siis käibemaksu ka juurde ei lähe, siis see raha laekub siia treeneri MTÜ-sse ja siis põhimõtteliselt peaks treener ise vaatama, et kuidas see raha siis temani jõuab sealt MTÜ-st, kas üldse jõuab. Kui summad on väikesed, võis see kogu raha ära kuluda tantsualase tegevusega seonduvateks kulutusteks, aga selge on see, et 2 MTÜ vahel selle lepingu sõlmimine on väga kahtlane. Kas see oli maksupettus? Selle võimalikkus on fakt. Kas see nii oli, ma ei tea, aga võimalikkus on fakt, mis paneks selle maksukorraldusseaduse paragrahv 84 parameetritesse, aga tegelikult oota, see läheb liiga juuraks vist üldsuse jaoks, juurasõpradega räägime seda eraldi, aga lihtsalt üldsusele teadmiseks, et selline skeem, kus mingi MTÜ või OÜ siis füüsiliste isikutega kokkulepid tehes ütleb, kuule, no äkki teed oma OÜ kaudu või oma MTÜ kaudu, siis tõenäoliselt tehakse seda selleks, et tööjõumakse vältida, mis juhul see võib olla maksupettus ja võib olla, et see tegelikult see leping ei olegi sõlmitud MTÜ ja MTÜ vahel võib olla, et tegelikult oli sinna taha peidetud hoopis näiteks tööleping, lausa tööleping selle treeneriga isiklikult. See on võimalik. See ei ole kindel, ma ei saa üheselt vastata, sellele üheselt saaks vastata kohus vaidluse korral, kes saab teha otsuse, mis kui see jõustub, siis nii on. Mina saan teile lihtsalt öelda ja räägin juurasõpradega, et mis on need näitajad nendes lepingutes, nendes treeneri lepingutes, mis indikeerivad, et tegemist võis olla hoopis töölepinguga, mis sõlmiti siis treeneriga isiklikult ja seda varjati lihtsalt MTÜ-de vahelise tehingu taha, et vältida siis tööjõumaksude maksmist. Aga tööjõumaksudest ja töötajatest nii palju ma ei viitsi praegu minevikku minna, ma teen seda tõenäoliselt eraldi videos, ma veel 100% kindel ei ole, kas ma teen MTÜ-tamise kohta eraldi video või mitte, aga kui teen, siis ma käsitlen seda teemat seal, aga nii üldiselt näiteks töötajate arv möödunud aastal oli märgitud seal MTÜ-s, Joeli MTÜ-s siis kui 2, kellest 1 võib olla hoopis juhatuse liige, sest see võib lihtsalt siin kajastuda nii-öelda töötajana, aga tegelikult võib see olla hoopis juhatuse liige, ei pruugi üldse olla töötaja. Samas näiteks käibenumbrid, käivet tehti aastal 2023 €500,000 ulatuses. €500,000 käivet ja 2 töötajat. Veits kahtlane. Ma just avastasin, et ma olin siia kirjutanud 2019 ja ma ei mäleta, kas ma eelmises punktis tegin sama vea, aga treenerilepingu versioonid mul on 2016 ja 2021. Ehk kui enne oli 2019, siis tegelikult treenerilepingu puhul see pidi olema 2016. Aga siin seotult selle eelmise punktiga, et leping justkui on sõlmitud MTÜ-de vahel, aga vaatad lepingu sisu, siis näiteks 2016 leping ütleb, et käsundi saaja, kelleks on siis treeneri MTÜ,
peab osutama käsundi andjale ehk Joeli MTÜ-le teenuseid isiklikult. Aga käsundi saaja on MTÜ, mitte tulundusühing, kes ei saa midagi isiklikult teha, sest ta ei ole olemas. Teda ei ole olemas, ta on juriidiline fiktsioon, ta on juriidiline isik, ta ei saa midagi teha isiklikult ehk ilmselgelt tegelikult sooviti selle MTÜ-de vahelise lepinguga ikkagi konkreetset füüsilist isikut, konkreetset treenerit siduda lepinguga ja 2021 lahendati see siis nii, et treener füüsilise isikuna ongi lepingu pooleks ja siis on üritatud talle seal väänata ka mingeid kohustusi kaela, aga arveid siis esitab MTÜ. Minu arust see jumala selgelt viitab maksupettusele, et tegelikult taheti siin ikkagi konkreetse füüsilise isikuga seda teenuslepingut sõlmida, aga pandi siis vahele MTÜ arvete esitamiseks. Ja keegi teist mainis mulle, et mingi aeg tagasi, ma ei tea, mis aastal täpselt, aga et olevat siis see tegevjuht, Joeli tantsukooli tegevjuht olevat meedias öelnud, et maksuamet on neid mitu aastat uurinud, aga midagi pole selgunud. Ja selle peale ma ütlesin inimesele, et kuule, ta võib öelda mida kuradi iganes, sest maksuamet ei saa meile midagi öelda. See on maksusaladus, et kui asi kohtusse ei jõua, siis me ei saa teada, mida siis maksuamet arvas Joeli tantsukooli tegemistest või mitte, aga kui peaks vastama tõele see, mida tegevjuht ütles, et maksuamet pole midagi leidnud, siis mulle tundub, et ma pean ka väikese uurimustöö saatma. vihje@emta.ee, sest see lepingute sisu viitab ikkagi suht karjuvalt maksupettusele. Muidugi naljakas on see, et kui nad on üritanud siin treenerile panna siis veel mingeid kohustusi, siis siin on ka üritatud öelda, et see treeneri MTÜ muuhulgas siis vastutab, kui lepingu rikkumise eest vastutab näiteks see treener ise, kes on ka lepingu osapooleks, ainult et sa ei saa vastutada rikkumise eest, kui sul ei ole mingit kohustust, mida rikkuda ja kui me vaatame kohustuste sõnastust, siis on näiteks konkurentsipiirang seatud väga selgelt sellele MTÜ-le, kes on käsundi saaja. Okei, nüüd läks võib-olla liiga juuraks jälle, aga see on päris naljakas, et kui loed seda konkurentsipiirangut, siis see on seatud MTÜ-le, mitte treenerile. Ehk treener võib öelda tšau-tšau sellele eraldi koos Joeli ja Peetri kasutatud MTÜ-le ja minna teha, mida kuradi iganes ta soovib. Seda siis konkurentsipiirangu osas, mis puudutab aega pärast lepingu lõppemist. Lepingu ajal on siin ka huvide konflikti vältimise säte, mis ütleb, et see treeneri MTÜ peab siis tagama, et need teenuse osutamisse kaasatud isikud, näiteks see treener ise, et nemad ka siin järgiks kohustust vältida huvide konflikti, et ei asuks siis konkurentsi Joeli MTÜ-ga, ehk nad on üritanud ikkagi selle treeneri tegevust ka piirata ja seda olukorras, kus see treeneri leping ju ei ole mingisugune täiskohaga töö. Nende lepingute puhul, mida mina nägin, üks oli vist äkki mingi 12 tundi kuus, teine oli 48 tundi kuus, aga ikkagi 48 tundi kuus on ka ju siiski vaid 12 tundi nädalas. Ehk ilmselgelt see noor pidi midagi muud ka kõrvalt tegema, ainult et need erinevad lepingud tal täiesti välistasid, et ta võiks kõrvalt tantsuga tegeleda. Mis tundub ju veits ebaaus või mis? Nüüd üks perversus, mis treeneri lepingusse kirjutati 2021 lepingusse, et kui varasemalt oli nii, et tantsija lepingutes oli vanades lepingutes mingi täielik porno seoses lepingu kestvuse ja pikenemisega ja siis tehti 2021 see korda, siis treeneri lepingus 2016 mingit erilist pornot ei olnud seoses lepingu lõpetamisega, aga siis 2021 lepingusse on kirjutatud niimoodi, et leping on küll tähtajatu, aga selleks, et leping lõpetada ilma põhjuseta, pead sa 12 kuud ette teatama. Terve aasta aega ette teatama ja no sõbrad, see hülgepask ei pea vett, täiesti ei. Selline etteteatamistähtaeg on ilmselgelt täiesti ebamõistlik ja vaidluse korral ma olen üsna kindel, et vett see ei peaks. Sõltumata siis sellest, kas see leping loetakse selliseks, mis on kahe MTÜ vahel sõlmitud või siiski äkki hoopis tegelikult MTÜ ja selle treeneri vahel isiklikult. Sõltumata sellest, no selline jama, et kuuled, et meil on tähtajatu leping, aga lõpetamiseks pead aasta aega ette teatama. Ei ole, mina pakuksin, et ei ole kehtiv tingimus, mina pakuks, et see võiks olla tühine tüüptingimus, aga jõuame nüüd selle üldise olulise sõnumini. Nüüd viimane asi, mida ma teile kõigile räägin ja siis lähme juurasõpradega rohkem süvitsi. Muideks, kes tahab juurasõpradele mõeldud osa vaadata-kuulata, selleks on erinevaid võimalusi. A-variant, võid liituda juurasõprade tasustatud liikmesusega siinsamas YouTube'is, mis maksab 10 € kuus. B-variant, võid tulla Blurbay platvormile blurbay.com/tavakodanik, kus saad liituda kanaliga hinnaga 5 € pluss käibekas igakuiselt ja saad ligipääsu kõikidele videotele täiesti reklaamivabalt. Ei ole küll äppi, aga samas saab lasta videol taustal mängida erinevalt YouTube'ist, kus seda üldjuhul ei saa, kui sa just ei maksa YouTube'ile endale premium paketist. Ja kolmas variant on lihtsalt soetada see video üksikostuna seal samas Blurbay platvormil. Aga enne kui ma lähen selle juurasõprade osa juurde, siis kõigil teil on vaja teada vähemalt nii palju, et lepingute puhul tuleb eristada kahte asja. Üks asi on see, et mõnda lepingut saab tühistada
ja teine asi on see, et mõni leping või osa lepingust võib osutuda tühiseks. Need on täiesti erinevad asjad ses mõttes, et tühistada saab lepingut, mis on tehtud kas olulise eksimuse, pettuse, ähvarduse või vägivalla mõjul. Selleks peab ise tegutsema, tuleb teha avaldus teisele poolele ja seda tuleb teha 6 kuu jooksul, siis kas eksimusest või pettusest teadasaamisest või alates sellest, kui see ähvardus või vägivald on ära langenud. Ehk tühistamise puhul, kui on tegemist olulise eksimuse, pettuse, ähvarduse või vägivallaga, pead ise tegutsema, et lepingust lahti saada, muidu ta on kehtiv leping. Ta on kehtiv, kuni teda pole tühistatud. Nüüd tühisus on midagi hoopis teist. Tühisus tähendab seda, et leping või mingi osa sellest algusest peale ei evi õiguslikke tagajärgi. Ehk ta on tühine, midagi selleks tegema ei pea, mis siis päriselus juhtub, on see, et see pool, kes tahaks tugineda mingile sättele, mis tegelikult on tühine lepingus, näiteks nõuda 200 000 krooni leppetrahvi tantsijalt selle eest, et too keeldust tasuta koolitust andmast näiteks. Siis see pool, kes tahab sellele tugineda, peab siis vajaduse korral minema kohtusse oma nõuet maksma panema ja teine pool ütleb, kuule, jama jutt, see on täiesti tühine säte või üldse tühine tehing. Ehk selleks, et leping oleks tühine, ei pea otsesõnu midagi tegema, ta kas on tühine või ei ole ja lõppastmes otsustab seda kohus. Ja selliseid asju võib tulla igapäevaselt ette. Kõige lihtsam näide, tööleping. Tööleping on selline, mille puhul töölepingu seadus ütleb päris paljude asjade kohta ära, kuidas need olema peavad ja sellest ei saa töötaja kahjuks teisiti kokku leppida. Kui nüüd sinu töölepingusse on mingisugune jama kirjutatud, siis on tühine. Kui ta on sinu jaoks kehvem tingimus kui see, mida töölepingu seadus ette näeb. Analoogne olukord on ka eluruumi üürilepingutega, kus seadus ütleb, et üürniku kahjuks ei või teisiti kokku leppida kui see, mis seaduses kirjas on. Ja kui on siis üürniku kahjuks midagi kokku lepitud, siis selline kokkulepe on tühine. Muus osas näiteks tüüptingimused. Tüüptingimused on sellised, kus me oleme võta või jätta olukorras. Mingi teenuse osutaja või ka miks mitte asja müüa ütleb, tahad seda asja või teenust. Leping on selline. Ei ole seda, et hakata läbi rääkima, millised need tingimused on, vaid lihtsalt nii on, nagu teine pool ette annab. Need on tüüptingimused ja nende puhul on siis selline kõrgendatud lävend, et mida sinna saab kirjutada või mitte, et igast paska ei saa. Ja eriti, kus on tarbija üheks pooleks ehk tavaline inimene, kes ei tee midagi oma kutse või majandustegevuses ja teisel pool on kutse või majandustegevuses tegutsev isik. Miks ka mitte MTÜ, kes peab tantsukooli? Ta ei pea olema selleks OÜ. Ka MTÜ-l võib olla majandustegevus ja ongi. Kui me vaatame näiteks Joel Juhti tantsukooli käibenumbreid, siis majandustegevus ilmselgelt vohab ja kui nüüd teine pool, näiteks tantsija, nende lepingute puhul, millest ma täna rääkisin, on tarbija, siis seal on veel kindlamad näited sellest, et mis säte, milline kokkulepe igal juhul oleks tühine tüüptingimuse kujul. Kui sulle antakse ette, sul on võtta või jätta, sa ei saa läbirääkimisi pidada. Ja siis on siin samas tsiviilseadustiku üldosa seaduses veel paar üldisemat tühisusalust ja üks selline tühisusalus on olukord, kus tehing on vastuolus heade kommetega. Ja mulle tundub, et Joeli MTÜ lepingute puhul, eelkõige tantsija lepingute puhul, võiks rääkida vastuolust heade kommetega ja sellest ma nüüd juurasõpradega edasi räägingi ja kõik need sellised imelikud nahaalsed kohad seal lepingutes, millest ma teile siin rääkisin, kõik need käin siis juurasõpradega läbi ja mainin, et kust võiks paragrahvi mõttes kinni hakata, et Joeli MTÜ pikalt saata. Teistele aitäh vaatamast, aitäh kuulamast, andke ka märku kommentaarides, kas teile tundub see MTÜ-tamise aspekt siin kaasuses piisavalt huvitav, et võiks sellest eraldi video teha. Muideks märkasin just, et Joeli tantsukooli põhitegevuseks tegelikult äriregistri järgi ei ole enam tantsukooliks olemine, nimelt on spordiklubide tegevus märgitud Joeli MTÜ põhitegevusena. Ja see võib olla maksuõiguslikult relevantne, nagu me ühe otseülekande ajal teiega mõtteid põrgatasime, aga ei pruugi. Eks näis, okei, ma tõmban nüüd sellele jutule joon alla ja lähme edasi juurasõpradega konkreetsete paragrahvidega.